just käisime su vanemate juures ja siis sealt selgus selline tõsiasi, et teie suguvõsa on 30 aastat tegelenud motocrossiga. Jäi mulle see meelde. Kas sul sellest vanaisa ajast ka midagi meeles on? No vanaisa ju, ta väga ei olegi selles suhtes. Ainult vanaisa ajast on nii palju, et ta sõitis. Ja kui mina sõitma hakkasin, siis ma isa sõitis. Liidu ja nende Eesti tasemel. Aga isa ajast on ja? No jaa, nii palju ma ikka tean, aga ega kõike nüüd lõpuni ka ei mäleta, et lihtsalt te teadme, kellega sõitis ja kus sõitis, mis rajad sõidetud on. Seal oli ju loomulikult, Türi inimestest on loomulikult Lustus ja Tõnn ja need, kes meelde jäänud ja sealt on asi liikus. Meltsased ja Teeorud ja Lauren ja see oli see Eesti nagu Türi automotoklubi, kus see kõik pull hakkas pihta. Ega Türi motoklubi oli väga kõva klubi. No ikka selle lõpuks oli ka, Ikarussi värid oli ümber ehitatud ja kõik asjad. Kui kõik krossile mindi, siis oli ikka 10 setti tagaruumis ära pakitud. Aga kas te lastena käisite ka kaasas või? Mina olin see, et kui mul pisik tuli juba, ma arvan, kui ma esimesse klassi äkki läksin, ma käisin seal nende Türi automotoklubi eraldi selline koht, nagu see Lokutari, kus oli klubina. Ma alati peal koolida seal, kuigi ma midagi teha ei osanud, aga mul näpud ei õlis, et küll ma seal tõstsin ühte setti ja teist aitasin. Ja seal ma olin Türi-poistega hakkasin kaasas käima. Ja ma käisin kuni krossil, kui ma käisin alati ka nädalavahetusel kaasas, Eestis Koosed, Tihemetsad, need rajad, alati 6 nende klubis, aga laupäeval sõitna. Pundis. Kogu aeg, kogu aeg. Sealt see asi käima läks. See oli mitu aastat, niimoodi. Ja garaažis ka. Kogu aeg, peale kooli, nädalavahetust ja kogu aeg. Isegi Metsasega sa käid niimoodi salaja, käisin esimest korda, kui ma käisin Keigupseski ja Valmirakski kaasas, siis võin minna. Siis ei tasu üldse küsida, kus see pisik tuli. Selge. Ja ma käisin ikka, ma olin esimene üks noorevad, ma mäletan, Jüri isegi pani mind peitis magatsel ladad, küll piiri läksin. Mul on sõiva meelest. Mul oli, vaata, Ivo oli natuke vanem, ta oli dokumendid olemas, et mul minu vist ma ei saanud, ma ei mäleta, mingi jama oligi, et igaks juhuks olime peidus seda. No sina oled 83. 81 sündid. 81. Jaa. Ma olin Siis sa olid kõige vanem. Ja mina olin kõige vanem. Sellest. Kui me hakkasime, seda ma tean. Juss oli alapool minu natuke, siis tuli Tom ja Ets ja Tann ja need tulid kuidagi järgi, et me olime niimoodi hakkas jooksma. Et kui sa kaasas käisid nendega, et mida sa nendest krossidest mäletad? Mingit meeleolu või mis iganes see oli kiht, ma alati valisin välja, ma olin väga suur austaja Mihkel Vaksal see aeg. Ja, ma kogu aeg, ma alati ajales vehkisin ja siis ma tõin igast saapaid pesid kaasa. Ma olin kogu aeg sevisin seal nende juures. Miks Vaks oli mul selles alati, ma olin Kose inimesed hoidsid alati hästi lähedale ja turvaliselt tunda. Raimo Oks ja kõik asjad, sealt sai algeski. Muidugi. Kose oli samasugune EPT klubi nagu Noia ja Türi. Kõik Pärnu, kõik need. Seal see oli siin. Aga mis kõige ägedam koht oli, kus see võistlus toimus või ma ei tea, mingi melu seal ümber või mingi rada kõige ägedam? Kuidas ma oskan mäleta, ma kõik oli minu arust alati see, kui ma bussis olin kuskile võistlust läksime, see oli omaette elamus. See oli juba kaaselamine, kõik läbi inimestega suhtlemine, kõik asjad. Aga siis reisisite nagu bussiga juba? No jaa, ma vaatasin, siis kui ma klubibuss, Ikarusbuss oli ringi tehtud, meil oli ees, seal oli, ma mäletan, mingi kuni 15 iiste kohta ja tagal ära ehitatud kuskil setid oli teas, suur Ikarus, see oli just tehtud valmis selle jaoks. Mul eraldi kohe Tüli klubil see aeg, kus oli natuke finantsi võimalik rohkem ka minu meelest see aeg, selle kõik lepsu tulid bussi ja kõik asjad ja see oli nagu see oli Ikarus ikka. Neid oli nii palju sõitjaid ka. Ja tuli ikka oli. Mäletad siis siukest meest ka nagu Kippar? No Kipparit mäletan muidugi. Me käisime Kippari külas kogu aeg. No Kippar alati, ta oli ka siuke fanatt, kes oli alati, kui tuli Türi krossid olid, siis tal alati eraldi autokoht oli olemas aja ääres. Ta alati kõik võistlused vaatas kaasa.
ta isegi autost, vaata ta ei saanud liikuda, aga ta... Tiit oli nagu sulliga. Selline enam-vähem ühe aja mees ja üks esimesi Z-mehi. No ta läks nii õnnetult, ta läks ju ratast proovima ilma varustuseta ja lasi kuskile kraavi sisse põllu pealne. Ja see ei olnud tal midagi, ne? Muidugi Tiitu, ta käis Tiitu muidugi mäletan. Me oleme Nii et sinu ajaarvamine hakkaski Ikarus bussist. No põhimõtteliselt küll hakkas see Moto3 automotoklubist. Lokut oli see koht, kus ei olnud kodus kaugel käia. See oli 10 minuti maana. Sealt see pull hakkas, jah. Ja me saime ka aru, et teil oli nagu nii mugavalt, kõik asjad olid seal käe-jalal juures, kui see klubi ja rajad ja spordisaal ja ujula ja kõik asjad olid seal. No, täpselt oli, Melsas oli üle tee korra, kus see võimla seal taga oli, tema see tööstus, nagu öeldakse, ja allapoole minna natuke oli, sealt oli Kakuta, kus oli klubi juba ja kui algul oli väike klubi, siis nad suuremad ruumid. Seda ma mäletan kõike, jah. Aga oma esimest sõitu, mis sa sellest mäletad? Seda mäletan väga hästi, kui ma sikli sain, see oli ka niimoodi, et see ju... Ma mõtlesin, miks mul on nii meeles, et isa nagu ära läks õhtu kodust. Järgmine oli sünnipäev mul. Ja hommikul aetakse üles, et ma ootasin väga sünnipäevinki, hakkan kooli minema, et tule teise tuppade. Ja teises toas oli siis 80 kabassakid. Selle ta käis vana Jussi käest. Ma sain Jussi 80 pilli, sain omale esimese siklida. Ja see on sama pill, vaata, mis see pildi peal on. Ja see oli teise tuppa toodud, et ma mäletan, ma nädal aega vist magasin seal toos, kus sikliga. Issand juma! Ma nii ootasin seda. Aga seda ma ei teadnud, et ma siiamaani meeles, et ta läks ära öösel õhtul, et ta tuleb tagasi, aga ma ei enne magama, et tavaliselt ise käin tänada. Aga mul on nii meeles, lõppenud 3. klassi. Ja siis ma selle lahti keerasin muidugi kohe vastu aeda vaja. See jutt räägiti meile ka. Aiad läksid. Kuskile tenniseväljaku mingi aeda. Seal oli ees selle alguse väike aed. Me oleme kunagi tegime selle lillelaada, tegime motorrossi ka mäletada. Seal oli aiad oli ees, väiksed auki aiad, aga sinna ma panin hoogu. Kaheksa ma mõtlesin, niisama ennem oli nende võrridega sõitnud Eltadega, mis see keerata. See keeras niimoodi, et ma keerasin käe siidega, kes sa läksid kohe. Aga siis said vähemalt piduri. Ma ise pidurit ei saanud, lihtsalt õnneks vaata, sikkel tõmbas maha ja siis kaas läks maha, siis ma kukkusin maha kus sikliga. Aga no see ehmatas niimoodi ära, et siis tükk aega võttis aeg, et uuesti nagu gaasi keerata, siis ma lustusega õppisin sõitma, lustus istus mul taga ja siis aitas nagu gaasi keerata, ma üle keeraks selle. Siis sai selle tunnetuse kätte, siis lõpuks Enno jooksis kõrval. Et sain selle asja nagu kuidagi selgeks lõpuks. Nii ma seda õppisingi. Ja tükk aega võttis aega, aga lõpuks saime selle selgeks. Siis ma kartsin hüpata kõik asjad ja me käisime seal, selles hakkasime pihta Viljandi maantel, mis seal see rada on nüüd. Tõdva lähedal seal. Seal me hakkasime käima ja kalguma sõitsin peale selle aja hiljem, siis läksime hüpete peale ja kõik, seal hakkas see treening pihta. See oli esimene radavat, kus oli väikesed hüpped ja asjad ja seal me Jussi käisime sõitluse. Ja ma mäletan, meile esimene trenn oli niimoodi, et me võtsime Tamme Tenni käest rassbussi ja panime sikli peale, läksime, sõitsime. Ja huvitav, see Tõdva rada on ju praegu ka nii kasutusel. Vaata, et ei ole tühja päeva. Nüüd ka jah? Ja ta on kuidagi jäänud, et ta on nagu sellist, tal on kõik pool nagu olemas selleks, et selle asi ära õppida. Kõik on seal õppinud, kõik on vist siiamaani, kes on krossi alustanud, sealt oma stardi teid. Redmont ja Kiili teevad ühiseid veel trenne ja võistlusi. Ta on selles mõttes ka, et Tallinnale nii lähedal. Ja täpselt ongi jah, et see aeg oli ka vaataga, ei olnud ju neid radasid ka väga palju, kui me olime sõitma tahtsime hakata, kõik olid laiad, et 100 kilomeetrise kaugusel ja kui olid ikka suured rajad. Isegi kui me olid hüpped ja värgid, et ei olnud sellist, et lähed nüüd valid hüpp. Okei, nüüd sa läksid esimesele võidusõidule. Ja seda ma nagu ei mäleta, kus kohas ma esimest stardi nüüd tegin. Kas mul oli Sakus, kas oli mingi väiksem koht või oli... Paljud enne tööd tegid?
raja peal, ma mõtlen. Kui sa juba käisid seal võrgus ära, siis ei läinud kaua aega minu meelest. Kaua. Kevadel, varakevadel käisime Tõdval, ma arvan, et juba 3-4 kuuga äkki ma juba sain juba see loo sisse. Et esimene, kui ma mäletan, ma stardit tegin, kas ma esimene aasta üldse, mul oli 80, teist oli 60 ja me tegime meil kiige pikemaks, panime väiksema rattad alla, ühe aasta me sõitsime just eriloaga äkki või minu meelest ka nagu 60 sain. Kui see üldse see aeg oli. Midagi seal oli, ma mäletan, et minu mootor oli suurem nagu teistel. No jah, seda on hästi raske selgitada praegu. Sellepärast neid tsikleid sellel 8 kutil, need olid kõik erinevad. Seal oli igat, mis liikus, mis põristas. Ma täna mõtlesin ka, et kus ma esimest stardi tegin, seda ma ei mäleta, kus ma tegin. Et mingi aeg oli võib-olla oli meeles, aga kas ta võis olla, ma ei tea, kuskil oli, et kas ta oli mingi väiksem võib-olla koht, kus tehti motorklassi, võib-olla seal ma tegin esimese stardi. No kindlasti väiksem koht. Kuskil väiksem koht pidi olema. Sellepärast, et teie vanuseid kutte ei lastud ju joone peale. Et no kindlasti, kui ma hakkasin 10 aastast sõitma, see oli 90, 91. 90, jah. Ei oli 91. No ma olin 10-aastane siis. Ja sul isa ütles, et ta oli 10. 10 siis, siis on 91. Et ma ei mäleta, millal, kas ma sama aasta kevadel ma kindlasti, ma sain sikli, ma sain 7. aprill. Ja siis oli varakerad, siis oli külmad talved. Ma mäletan, me käisime, kas võis olla juba mais äkki Tõdval sõitmas. Ma sealt edasi läksin, mingi hetk ma pidin oma stardis juba, äkki võisin olla kevad. Täitsa loogiline, et 91. aastal kuskil, kus sai juba see seltskond kokku. Pidi olla, sellepärast Jussi keeras päris kõvasti gaasi. Mina läksin Jussi, vaatasin Jussi seda nii kiiresti, mõtlesin, jumal, kus ma kiiresti seda. Tähendab, kuskil 10 poist, 10 punt sai kokku, ise tegime rajad, ise olime kohtunikud. Ma räägin nüüd emadest isadest. Ja siis pandi jõmmid siis sõitma. See võis ju olla siis mõnel Kuimetsas või kuskil mõnel nendest radadest, kus te ise tegite need asju. Kuskil pidi olema, jah. See võis olla Kuimetsa, see võis olla, kus veel, Saku võis olla, see võis olla isegi Pärnu, see võis olla Võru. Kuskil me tegime. Aga okei, seda kohta sa ei mäleta, aga seda võistlust nagu... Ei mäleta, jah, ei mäleta. Aga millist sa järjest nüüd mäletad? Kui ma ütlen ausalt, et kui ma piltide pealt vaataks, siis mul tuleksid kõik, mismoodi, et aga ma tean, me sõitsime ju kõik rajad läbi, et 7-8 aastat panime ju edasi-tagasi mööda Eestit. Sa öelda, et treeningud võistlused oli ju päris palju. Palju ma treenisin, palju ma olin ju Türil treenisin, siis ma käisin ju treenimas ju Puimässas Jussiga kogu aeg. Seda vahet me panime ümber ringi, Väike-Maarjas sõitme hästi palju treenis, siis tuli Haljale aeg, ma mäletan mingi aeg. Kuimetsa selle Jussi väikse raja peal ja töövaja juures ka. Jaa, ma 3 päeva vist kokku tulnud, Järvega oli ka seal. Seal oli, me panime püüsis, me tegime, ma mäletan, kui me trenni tegime, me tegime ikka 3-4 korda nädalas. Ja vahepeal käisime isegi füüsilis, käisime seal, jooksime maja juures talle sinna poe juurde ja tagasi ja siis siklit ei puutunud, panime jooksu ja meil oma treenid kava seda mäletanud. Aga kas seda tegite nagu oma peaga või vanemad? Ei, vanemad ikka, seal juba koos seal ülalt poolt delegeeriti. Kus see, mismoodi. Kuna see Kuimetsa ja Türi see vahe oli nii väike, et sealt, mida muidu see kruusatee mind häiris, ma mäletan kogu aeg, see tolma tuli. Aga see oli pool tunni matk kuskil, sinna ja tagasi. Ja siis nagu põhimõtteliselt pärast kooli sinna ja õhtul tagasi. Jaa, see oli mingi suveperioodil jah, kui niimoodi, aga talvel ma ei mäleta väga, et talvel oli vähe sõitmist. Aga kevadel jah ja suvel ja meil oli kogu aeg niimoodi, et 92 hakkasime talvel peale. Jah, aga me tegime mingit sõitu, aga talvel mul nagu ma ei mäleta väga lõpuni, kus me käisime, need sõit oli vähem see aeg. Nojah, seal hästi palju sõltus ilmast ja ka varustus. Ja just meil naelkummid oli ka hästi.
algul ei olnud. ei olnud, täpselt midagi oli jah. Aga siis hakkas nagu Soomest hakkasid nad tulema. Ja näiteks siis hakkas juba rahvast nagu neile juurde tulema. Ja. Mingi hetk oli hästi hakkas kuidagi, algul ei olnud. Väga ilus taliklass oli näiteks vana Kalevi klubi ees. Ja Seda hoonestust ei olnud, seal oli mets veel. Ja seda mäletan, seda sõitu mäletan jah. Vot, see võis olla nüüd juba kas 92 või 93. See ma korra mõistanud, see mul tuleb meelde. Ja seal olid kõik, siis need väiksed hakkasid siis nagu kokku. Sellepärast terve see sats sellest 800 hundist, see hakkas järjest nüüd nagu kasvama seda asi. Ei, nii ta oli jah. Aga mida sa nendest poistest mäletad või okei, Jussiga sa tegid palju, aga kes sul veel seal seemud olid? Ma mäletan kõike. Leokeid, Etsi, Remma, nemad tuli hiljem. Remma vist tuli hiljem natuke. Ma mõtlen, neid oli palju meil. Ma mäletan kõike, kellega me reisime. Selles suhtes, me olime ju sukkusaabas, seal ei olnud väga palju. Meil ei olnud väga palju. Bussid ära pargitud ja kõik käisid ühest bussist teise. Koos vaadati radasid ja... Selle pundiga sa oled siis Narva ja Narvas ka käinud? Ja Narvas käinud, jah. Mina raadselt ma isegi mäletan. See sõitis ka, siis me käisime ka sõitmas, muidugi. Omaette reis oli tolle. Ja siis ma just Arumäega rääkisin, ta ütles, et sõitsite seal Linnuse, kas Linnuse hoovis või kus kohast te seal Linnuse juures sõitsite? Narvas. Sõitsime mitte Linnuse hoovis, vaid selle Linnuse müüri ja selle Narva jõe vahe. Okay. Piiri peal põhimõtteliselt. Ja ongi nii, et tegelikult jõgi on piiriks. Jah, just. Ja see Ivankurod oli... Mina seda niimoodi ei mäletan. Aga seal oleme sõit selle mundi. Ja nii ükskord suvel kui ka talvel oleme seal sõit. Päris. Ja vaata jah. No see oli Arumäel igal juhul meeles. Et praegu seal kindlasti motokrossi sõita ei saaks, aga kunagi teie seda tegite. Aga seal sai sõidetud. Okei, aga mida sa nendest võistlustest mäletad? Ma ei tea, ka mingit konkurentsi või ma ei tea, mis auhinnaks sai või... Ei no alati karikas oli jäeti hea meel saada, see oli... Ei no loomulikult võistlus käis, ega ju ikka tahtis olla ju starti ei olnud, ma alati kõige parem, aga sõita ma tahtsin, aga ikka ettepoole muidugi. On sul jäänud midagi jälget sellist meelde sealt veel? Ja kõik on minu arust... Poiste suhtes või... Kõik on nagu positiivne olnud, ega seal ei ole midagi sellist, et kui tagantjärgi meenutada, et see oli omaette kihvt aeg. Just see kõik ju seal hakkasid läbi käima ja need või kes kus mida ja noh, nad oli ikka mõned muidugi, kui ma 6 aastaselt juba klubis käisin ja salaja kõik setil gaasi keeramas, siis loomulikult see oli kõik põnev. Kõik oli kihvt, muidugi. Ühesõnaga meeldis see periood. No muidugi, jah. Ja... Kas sina seal Võrus laagris ka käisid? Jaa. Ma olen ka raad, muidugi käisime. Aga meil oli isegi mitu laagrit, 2 korda või... Seal olid päris mitu. Ja ma ei mäleta, ühes ma käisin kindlasti ühena. Me isegi vist me ööbisime, ma mäletan, me olime Aigarus, vist ööbisime seal. See aegne. Jah, ühe korra seda ma tean. Aigari juures. Jah. See pidi küll üks eriline asi olema. Ma mõtlen, et niisugust spordilaagrit ei ole vist teist olemas. Me proovisime, ma mäletan igat video, neid treeneri siis harjutada ja käia ja areneda. See oli nagu tiimitööne. Oligi. Kogu aeg mingi sättimine käis kuskil, oli mingi küll sinna, siis tänna, kogu aeg liiklus käis, seda mäletan. Kogu aeg mõeldi midagi. See oli, no ütleme 92 oli veel selline aeg, kui me ise, papad-mammad olid nagu kohtunikuks ja löödi see rada pauh-pauh maha ja
ja siis hakkas meil see ETV karikas peale. Kui neljapäev öeldi sul telekas maha, et kuule, laupäeval on Viljandis võidusõit, davai kell 10 kõik kohale. Kas seda mäletad veel? Või... Seda ma ei mäleta. Mina teadsin seda, see oli emade isa. Seda mina teadsin, et meil alati, et reede oli vaba päev, et siis treeni eest, et laupäev on võistlus. Aga võistlusi suht tihti seda mäletan. Kogu aeg oli võistlusi. Laupäev oli start ükskõik kus kohas me oli, kogu oli liitus. Seda mäletan. Nii palju, kui papad on, mammad seal jõudsid. Jah, et kogu aeg kuskil mingisugune, kui ei olnud midagi ikka... Tegevus käis. Ja, seda mäletan kogu aeg. Et laupäev oli sisustus, No see aeg ise oli ju, ega meile, isadele, emadele oli, ei olnud kerge. Ei, no arvad, no tagantjärgi me oleme ise täiskasuks saatsid aru, et see on oma, et ikkagi kombineerimine. Tol ajal teil oli see rohkem ju siuke mänguline asi. No ikka sport loomulikult. Ja, ikka see tähtis ikka ju, kas Eesti esimene, teine, kolmas ja neljas, see oli ikka tähtis ikka loomulikult. ETV karikat ma mäletan, kui karikate jagame aasta lõpus oli ikka see pedestali sai välja, nimi kutsuti selle 4-5, siis oli hea tunne ikkagi. Karika koju tulla lõpus. Just muidugi ütles, et põhiline oli, et sa jäätist süüa sõpradega. Võib-olla ta veits nagu võttis tagasi. Ei, no loomulikult, alati see väljasõit oli põnev muidugi. Minegi näha, kuulda, olla ja võistelda. No ja kui nüüd pisut selles ajajoones edasi minna, kui nüüd 91 ja 92 käis see trullallaa seal, eks ole, 93 me olime siis Venrei ja see Holland, kus tulid ka tehnilised tingimused. Ja tegelikult see, ütleme, ajasime välja selle võistlusraamistiku, võistlustingimused, kõik läbi siuke asi. Ja siis hakkasid meil tekkima ka korralikud rajad. Just, jah, peale seda läks ja juba tekkis mingi ettekujutus, kuidas asi maailmas toimub. Ja tulid siuksed rajameistrid ka hakkasid toimetama, eks. Ja siis läks meie elu jälle natuke teistmoodi. Aga selle ETV karika Tiit rääkus. Ma näen, see oli üks nagu organisaator. Tema oli üks põhimees. Jah, et ma seda mäletan, et suure kõhuga. Ja ta vedas alati neid ju ETV saateid asja ja reporteeris. Muidugi mäletan, ta oli alati seal pundis. Oled sa ise ka tal? Ma ei mäleta midagi, ei, kas ma mikrofoni ei ole midagi rääkinud, sest ma ei tea, aga ma mäletan seda, et kui meil need aasta lõpu need kokkuvõtted olid, siis ta purjak oli, siis ikka sai räägitud. Siis ta oli lõbus. Ei, ta oli selle suhtes vennik asjal. Ja, seda ma mäletan, et ta oli suht aktiivne selle kohal. Ja... Kui oli tähtsam sõit, siis oli ikka ETV buss oli kohal oma mikrofonidega, helitehnika, kuigi see oli amortiseerunud, seda mäletad, aga see buss oli buss. Oli ta Viljandi klass või tähtsam Saku klass, selle alati see Eesti televisioon oli kohal, see oli number 1 ja kui sa televisiooni saad, siis oli midagi suurt. Tänavu Arumägi pani siis väiksed poisid nüüd sama kalda peale, kus sina oled ka seal seisnud. Alguses, kui see esimesed sõidud kevadel olid, siis võeti kõik terve see seltskond kokku ja pandi siis sinna mäe külje peale, mis siis Viljandis seal praeguse stardi vastas. Ja siis võeti ilusti kõik pildi peale. Me oleme päris palju pilte ees Vilnas, ma mäletan. Aga sa mäletad, kes neid pilte tegi? Ei mäleta. Me otsime autorit. Me ei leia autorit. Kuna pilt praegu on meie selge, et need on nii sarnased ühes formaadis. Kas meil muidugi, kas meil selles suhtes, kas see ei olnud, see oli kui igas võistlus, kui oli selline vähe see ETV võistlus, see oli kas ETV poolt ei olnud keegi, kes käis pilte tegi?
ma ei tea, ETV poolt tuli meil ikkagi video. Jah. Aga keegi... VHS-i. Seda mäletan, et mingi hetk jah, me taheti kokku, et nüüd tuleb pilti teha. Jah, aga keegi pidi tegema seda. Ja, seda ei mäleta küll, jah. Aga pildistamist oli palju, seda ma mäletan, jah. Kui just ETV karika selline. Ja tegelikult, kui nüüd välja tuleb, siis ega neid pilte on ka päris On küll, jah. Vähemalt selle seltskonna käes, selle 8. puldi käes. Ja kusjuures mul on päris mitu albumit kodus, ma vaatasin. kõik need albumid on ka ühtemoodi. Aastat järgi või? No tollal muidugi olid ka sellised need albumid, aga ei ole välistatud, et kuidagi ühiselt need tehti. Aga ma tean, ma mäletan seda, et pilte tehti, siis jagati kõigile, kõik said ju kellegi ühest samad pildid. Kuskilt nad tulid. Keegi pidi olema. Meil ei olnud seal ju sellist aparaati, nüüd pilte sellist teha. Tegelikult täitsa korralikult pilte. Ja meil ju, ma mäletan, kui need aparaadid tulid, siis kõigepealt tuli ju see laseriga, mis tuli pilt välja. Kataki mingid aparaadid, kus see teha välguga, seda mäletan, aga meie pilte teinud kindlasti. Uurime veel, äkki kellelgi on meeles. Ütleme, meie TV-sari ja kõik asi toimis. Nüüd hakati siis väljas käima. Mina vaatasin, et sina vist käisid 2 korda seal reisil. Seda ma tean, ma käisin 92-93 äkki oli või? Minu meelest 93 ja 94. 94, jah. Ma vaatasin sealt paberitest just järgi enne. Seda ma mäletan, et Endrai käisid? Ma käisin Belgias ja Hollandis. Ja viimane aasta, kui oli Saksamaa, see oli siis, kui tulime Saksamaa tagasi. See Erke Lents oli. Ja seda ma mäletan ka. Seal ma olin vist juba, äkki seal ma olin 80-sega juba. Jah, vist oli jah. Esimene aasta ma olin 60-sega ja teine aasta ma olin juba 80-sega. Ja nii oligi. Meil oli mingi jama, ma näetan ühes riigis, ma kas oli Belgias või äkki, me ei saanud starti, seal oli mingi probleem, mis me tehti ühistart mingisuguse kõikidega koos seal. Me olime suured ja väiksed ja ühe puudega. Ja, seda ma mäletan. Mingi probleem oli, et me läksime sinna, me ei saanud, meil ei registreerimisest midagi oli, et siis pandi ma olin 5 aastaga ja 60-sed olid. No Aivare jutu järgi te jõudsite liiga hilja kohale sinna, võistlus käis juba. Ei ole, see asi ei ole. Tegelikult toimus see asi niimoodi, et enne Venraid meile tulid kusagil. Me saime andmed, et enne Venraid on üks võidusõit veel. See Ransti võidusõit. Vot see, kus see käsitsi kirjutatud protokolli oli ka veel. Ja seal, aga see oli selline, ta ei olnud mitte noorte nädalavahetus, vaid ta oli obi, nagu meil on nüüd obipoiste võidusõit. Ja seal olid papad kõik sõitsid ja seal nagu olidki suured mehed sõitsid. Ja me laekusime muidugi kohale, et seal ju võidusõit käib. Ja siis öeldakse, et kullakesed, aga noori üldse siin ei ole. Midagi oli see väga. Selles oli see iva. Aga seal oli väga kihvt selline veteransikute ja hobimeeste siuke punt oli, et kuule, kohale juba tulid, et küll, davai, minge jooneda. Ja, midagi oli, me saime starti seda väed. Aga mis aasta meil see oli? Ma mäletan, me läksime sealt Lommenist, sõitsime läbi. Me tahtsime Lommenist trenni teha selle suure raja peal. Vot seal oligi nüüd nädal jäi nagu auk sisse ja siis läksime Lommenisse. Ja, aga me suure aja peal ei läinud, aga meil panime kõrvast, seda ma mäletan, mingid... Me ei pandi suure aja peal trenni. Meid ei lastud. Meid lastud, ma mäletan midagi see oli. Seal oli mingisugune väike rada oli tehtud. Just, see mul oli mõeles. Ja seal kurvetasime, seda ma mäletan. No seal lubati siis meil nagu nädala sees. Muidu paiga kõik. Ja vaat seal on nüüd see moment tekkis, et Belgia ja Holland
Venray, seal nagu lastel lubati sõita, jah , aga Lommelis lastel ei lubatud sõita . Laste kaitse oli seal vahel. midagi seal oli vist . See oli see iva ühesõnaga kõrvuti riigid, eks ole, eriseadused . eriseadus. jah . oota , aga räägiks natuke sellest sinna minekust ka , no see pidi nagu suur asi olema . ei , no seda oodati tükk aega , et hakati minema , ma mäletan , et magadagi , et me läheme välismaale . algul me esimene reis , kas me läksime laevaga vist , läksime läbi Rootsi , seda ma mäletan . ja Rootsist panime alla ja läbi Taani , seda ma mäletan , aga teist korda , kuidas me läksime , seda ma panime mööda maad , onju , jah , siis me läksime siit läbi selle , seda ma tean . seda ma mäletan , et see oli , muidugi see autosõit oli väsitav , seda ma mäletan , see oli kurnav , see 300 kilti . Rootsi tripp on väga meeles , esimene alla pidime laevale vist jõudma , et meil oli ajaliselt tähtis see minek . et ega seal väga puhkepausid ei olnud . seal oli krahvik veri , vaatad väga . jah , mis me panime , et seal oligi , et parklates me ööbisime , seda ma mäletan kiirteede ääres , oli peatus õhtul söögi tegemine , ärkamine jälle start ja kella pealt , et jõuad õigeks ajaks kohale , kõik oli imiteeritud . aga see oli väsitav , mäletad , ühtepidi teistpidi autos oled , et ei saanud , polnud harjunud pikka maad midagi , aga muidugi see oli kihvt , seda oli ära käia . kuidas te seal magasite ? Teil olid vist mingid riiulid seal autos tehtud , et magada saaks või ? ma esimest korda ma käisin Jussiga ja ma mäletan , Jussil oli suur Mersuna . okei . meil oli Jussi autos esimene tripp vist minu meelest . võib-olla küll . ja teine tripp me läksime Transitiga , siis me tegime , seal oli Lustus kaasas , Anneli oli kaasas , mina , ema , viiekesine . ja me tegime vist , kes magas ees , kaks tükki olid . esiistme peal . jah , mina olin esiistmel madratsis , siis oli Anni ja Enno olid keskel onju ja siis Sikkel oli taga ja Sikkel oli tehtud 2 maavist kohta , vist äkki niimoodi oligi see , ma seda mäletan . jah , niimoodi saa hakkama . ja see teine reis oli juba ju , see oli Euroopakad või ? ei olnud , ei olnud . see oli ka see See oli sama- noorte see ikka noorte teema oma. . ja mina 3. reisi enam ei teinud , kus 3. tuli ka vist järgi , ma seda rohkem , ma 2 ma mäletan , need olid hästi nagu tähtsad reisid nagu kõigi jaoks . esimesed 2 juba välismaa käia , me saime karikad , seda ma mäletan ja kõik asjad . seal juhtuski asi niimoodi , et see tol ajal oli see imba , jah , mis oligi noorte ja siis algajate selline organisatsioon . ja see imba ise tegi nüüd siis Hollandis ühesõnaga 3 etappi . ja me olime eestlastest ainukesed siis , kes selle kaasa tegi . sellepärast miskipärast te tulite ka enne nagu tagasi sealt . ja ega siis vaata seal oli ka vist ressurss oli ka arvestatud ja me ei saanud väga pikalt seal olla , iga päev oli piletid , värgid , ma mäletan seda loomulikult , et midagi siin , esimene reis oli vist meil 2 nädalat , kus me ära käisime 3 nädalat või ? ma arvan 2 nädalat . 2 kindlasti . esimene oli vist 2 nädalat äkki , me panime 2 nädalat . no üle 2 . jah . niimoodi , et oli see eksklusiivvõidusõit . aga see oli meil esimene üldse , mis meil piiril . ja siis tuli Venray , eks . ja nüüd osa läks koju . järgmine aasta me sõitsime ilma , kõik 3 etappi aastas . okei . siis oli juba 94 . jah , et siis oli , see oli vist 3-etapiline vist see karikasari või ? jah , ja ja siis oli nii , et Venray'ga hakkas peale ja siis läksime sealt edasi . lõpetasime Saksamaal kuskil . 93, 94 olime meie . jah , aga siis me tegime kõike , tulime koos , läksime koos , tulime minu meelest . 95 äkki juba siis midagi muud . 95 siis hakkas juba kuidagi eraldi liikuma . siis juba jaa . kuidas keegi endal . siis juba vaata olid need võistlused ju vähe mastaapsemad ja igaüks tahtis ju minna kuskile ju paremasse ja edasi ja . ja siis hakkasid ju need euroopakad , noorte MM , siis leokid olid juba ju kasvanud
3 aastat, eks ole. Mhm. See oli suur asi tolle. ja muidugi. Ei, muidugi kõik olid, ma mäletan, Rets oli hästi väikene. Tann oli väikene, ma mäletan. Aga Tom oli suur. Tom oli suur. Ja Tom oli suur, seda ma mäletan, et oli ikka väike. Aigar ei olnud ka, Aigar oli ka väike. Aigar oli ka. Aga mingi hetk viskasid, hakkas tulema järgi, jah? Jah, kuskil ütleme, mis ma välja pakuks, 85 või nii. Siis nagu meie poisid kasvasid mõlemad välja. Ja siis hakkasid juba leokid ka järgi tulema. Vaata, nemad on, vaata, poisid on praegu nüüd, vaata, siuksed latid. Aga kellelgi, kuidas selline, ütleme, aastast 13 kuni ütleme 17. Siin nüüd toimub. Ja no hästi suur vahe võib olla selles kasvu. Mina olin, ma mäletan, kui ma läksin gümnaasiumis, ma olin kogu aeg 1,51 m ja 53 tükk aega oli see, mul ei visanud kasvu, ma olin klassis kõige väiksem. Aga mingi hetk jah, kui ma sain 16 äkki, 15, 16 ja 16, 18, 19, siis ma viskasin oma kasvu järgi. Ja siis tuli see 30 senti juurde. Okei, lähme nüüd sammult edasi. Sa käisid selle teise sõiduga ära, siis sa rohkem nagu piiri taha ei läinud. Ei, no ühe etapi, ühe korra käisime ikka Jussi, kui mul väga meeles, me käisime Sosnovi Boris ja Venemaal sõitmas. Okei. Ja see mul nii meeles, et sellepärast seal ma esimest korda tegin Jussile stardi ära. See Sosnovi Boris käisime ja see järgmine päev oligi niimoodi, et kuidas seal oli, et pühapäeval oli Sakus oli sõit ja me tulimegi niimoodi, laupäeval oli reedene päev või ma ei mäleta, me panime ühe jutiga, et papal oli 24 jaad oli üleval, et me tulime seal Sosnovi Borist otsa siia põhimõtteliselt Saku rassil. Ja seda ma mäletan, see oli kihvt aeg, selles suhtes seal oli hoopis teistmoodi, seal ikka kui võistluse väike paus oli, siis tuli sõjaväppus, nagu tehti tema hästi populaarne, vaata see sõjavägi, tangid lendasid. Lihtsalt tehti väike show'd, aga sõda käis korraks vahepeal. Ja, aga see midagi, radavali nagu oli, aga vene värk, aga jah, seda mäletan, seda ma panin stardi ära. Palju teid stardis oli seal Sosnovi Boris? No ikka oli, noh. Et see Vene punt oli olemas ikka jah see aeg. See oli üllatav, et seal ikka oli. Muidugi see korraldus oli, meie omast ikka alla igasuguse arvestus, aga ikkagi... Stardipuu ikka. Need asjad olemas, rahvast oli palju ja kõik asjad. Sest ma kui stardi ära panin, ma saanud ka aru, siis kõik pärast jooksid minu bussi autogrammi võtta. Ja, et seal oli pull jah. Vägev. Soomes ma ei käinud, aga jah, need muud etapid ma käisin kaasas, 93, 94 ja Venemaal ka. Selle ma sain nagu käid. Kas sina neid Soome klubi sõite ei teinud? Ei, mina ei teinud, jah. Seal oli ainult siis... Just käis ju. Meie poisid Just ja Tiit. Ets, jah. Rohkem vist ei käidki seal. Jah. Kuidas see siis nagu vaiksemaks jäi või ära kadus see kross? Ma sõitsin ju Võriga, ma tegin 125, ma panin tihemast, ma tegin viimase etapi, ma mäletan, sõitsin 125 ka. Eks see oli see sponsorvärgid, see aeg nagu oli see aeg, kus ikkagi kõik toimus ikkagi oma enda rahakottide peal, see kogu see liiklusega. Seal vanaisa oli ka suur toetaja, seal olid ka tagasilöögid ja siis tuli see aeg, lihtsalt kõik läksid laiali. Isa läks oma teed korra, mina kasvasin, tulin Tallinna ja ema läks oma teed. No lihtsalt oligi see elu muutus korraks. Ja klubi kadus ka ära. Ja klubi kadus ka ära, jah. Kõik oli, kuidagi oli, et see käis step by step, igaüks hakkas oma rida mingi hetk, mingi määral. Täiskapitalism. Jah. No räägime nii nagu... Jah. Ega see oli selge, et see ei olnud ju see aeg, kui klass sõitis, see aeg oli ikka suur raha, mis seal lägis läbi. Ega see ei olnud nii sama, ega see ei olnud, et kõik alles ärkasid see perioodi. Polnud isegi autosid ega midagi, kui meie sõitsime klassi panna. Ja kui nii võtta, siis näiteks sul isa
sai need setid kuskilt Almavüüst ja kust kaudu Jeppeti. Ja kõik käis nii. Ei pidanud mõtlema üldse, kust need asjad tulevad. Ja poiss, näed, võtta ja sõida, eks. Aga sinule pidi isa juba ise kõik järjest. Muidugi. Ei olnud nii, et sa lähed, keegi annab. Seal ei olnud, seal pidi kõik, ise oli mehaanik, ise tuli siklidasse ja ma mäletan täpselt, me Kresagas tõstsime 80, see oli ka see on samas sakus sellest, käisime, see aeg tõi Kresa tõi kavamaalina. Ma mäletan, et me teime selle uue pilli sealt või selle ka Jussi käest 60, ma mäletan ja niimoodi käis. Põhiliselt oligi Juss ja Leokit ja Tiit, Kuuse-Tiit, kes neid siklit tõi. Jah, need seaks seal nad toimetasid, seda mäletan. See on täpselt mida kesku palju see oli, aga ikkagi papad ja olid need, kes asju organiseerisid. Nii rehve kui kumme, sikled ja varustust ja kes kuskilt midagi sai. Ja siis vaikselt hakkas nagu imbuma seda siia, kes millega tegeles ja kes hakkas nagu seda suunda võtma, et nüüd äkki hakkame sikkeid müüma, sikki poodi tegema. Ja no nüüd poodi ka päris palju erinevaid igal pool. Kõik oli ju selline õhus. Muidugi. No kas sul pidi kahju ikka ka olema, kui see nagu ära jäi? Sa olid nii selles asjas sees? Ja no loomulikult, eks ikka väga tähtis sõita, aga see aeg juba, kui sa nagu lõppema, kui sa tead, ma olin täiskasvanud ka, kui sa otsast aru, võtsid asja peaga, olukord on selline, midagi teha pole, tuli teha valikuid, oli kõik selle perioodi. Aga no nii ta on läinud. Ja mis siis nüüd saanud on? Jah, pärast tegelen ehitusettevõtte ja juhin firmat. Käin Soomes ja olen Eestis ja vahepeal reisin ringi ja et teed nagu Soome ka tööd? No ma olen teinud praegast, kuna see turg on nagu kukkunud, ma olen nüüd tagasi Eesti poole peale, Soomes ei ole nii positiivne praegu, siin on parem isegi tellijad rohkem. Aga elad nagu Tallinnas, jah. Päris linnas? Päris linnas, jah. Türil käin ja Soomes on elamine. Palju sul peret on? No elukaaslased on. Elukaaslased on, palju laps seal? Lastega ei ole ootamine. No sa pead ikkagi ju teekonda jätkama. Iga asi on vahel aega on veel. Aga kas sa täiskasvanuna ei ole proovinud? Mõte on ikka, jah. Äkki sinna isegi Martin isegi rääkis, et come back. Aga vahepeal nagu sikkel on olnud? Ma olen proovinud niimoodi sõita, olen teinud. No siuke metsas käia? No, kui ma käin, siis ma ikka raja peale olen proovinud. See on hüpped ikka meeldivad. Aga selles suhtes, mul on vigastused on ka pärast, et elad ja need on ka plaanid enda sees, aga ma peaksin uuesti välja võtma ja sõitma hakkama. Aga kus sa selle said? Kuidas? Ei, ma olen selle vigastu sinna. Ma olen ju kukkunud. Sikliga? Jah, mul on ju mitu luud olnud. Sellest me ei tea midagi. Esimene luu läks Tihemetsas kohe, ma mäletan väga hästi. Seal oli mul 2 sääres. Siit on lahti, 2 kohast oli lahti kaava murdne. Ja siis ma mäletan, mis aeg see oli, aga siis oli olnud veel õiget kiirabrigaada. Siis lahas pandi 2 tokiga kinni. Ja siis me sõitsime Viljandi haiglasse, seal ei võetud vist vastu ja midagi seal oli igal juhul, ja siis me panime otse, isa veel viis Paide haiglasse ja siis järgmine päev oli operatsioon. See aeg oli need teistsugused bussid, vaata, ma ei mäleta, need ei olnud kiirabiautod, ümarused, hallid ja mustad, mis need on, märk oli peal lihtsalt. Mis klassis? 60, 80? Kas ta võis olla 60 ikka või? Okei. No vot, sa just rehvustasid, et teil üldse vigastusi polnud. Ja ei, 80, jah. Ja see oli kõige suurem lakk siis? No ikka jalaluun ikka on muidugi, kui motokressist ikka. Need põlved on tagurpidi olnud ja õlad on, aga sellist, need randluusid, selliseid asju nagu ei ole olnud. Nendest ma olen liibisenud. Aga kui palju sa ennast kursis hoiad sellega, mis loomulikult tänases sotsiaalmeedia on ikka nii tugev, et sa näed kogu aeg jälginud. Jah, seda infot ju tuleb ju ilusti kõikidest asjadest, et õnneks on läinud see nii kättesaadavaks, et sa ei peagi isegi telekat enam vaatama, et käid, võtad telefoni lahti ja sa näed kõike. Muidugi, see on maailma asja ei ole kursis.
aga nende poistega, kellega kunagi koos alustasid? Kõik on nagu, kes saab oma rida ja niimoodi läbi käinud ei olegi, et see oleks hea nüüd uuesti kokku saada. Startki võib-olla teha. Seda ettepanekut tehakse juba mitmendat korda. Ja sellest ma rääkisin ka Martinile. Ta juba võttis juba tuld. Oodake uudisi. Muidugi, et kõik võiks tulla uuesti puu taha, et see oleks midagi uut ja põnevat. Isegi meeldib sulle rahvast motokrassi juurde. Ma arvan küll, jah. No minu jaoks kõige huvitavam selle projekti juures praegu ongi just see, et näiteks minul oli ka omaette uudis seda, et see 14 aasta pull oli ja et me hakkasime just nende tittedega peale. Vahepeal meie sõite ju, et Pampersit kassis. Kahra on see ristiisa sellele Pampersi kassi. Aga seal oli probleem selles, et Räägutiit oli meiega puntis kogu aeg. Etapid käisid. ETV oli kaasas, aga suured mehed sõitsid oma nagu selja taga. Neid, ei tulnud pilti nii palju. Ja sellest tuli siis Pampersid. Ega vaata, see ongi võib-olla parem näevad, kui pildid jaoks ette, siis tuleb neid fakte rohkem meeldine. Praegu sa paned lihtsalt see, mis on kuskil siia jäänud, et loomulikult, kui albumit vaadata, siis seal jookseb veel oleks need, kus, mis, kellega, mismoodi ja see oli siin sellega, seal oli seal niimoodi ja ma küsiks viimase küsimuse, et mida see kross sulle andnud on või see kogemus? No eks see maailmavaade ja tutvusringkond ja kõik sinna juurde, et see on omaette kogemus, see on nagu tagasi pöördamatu. Inimesed, keda läbi käinud, täna need paljud on väga edukalt ju ka maailmas ka esinenud, et sellega kasvanud. Loomulikult see on väga positiivse märgin. Ei saa midagi öelda. Vaieldamatu see aeg, kui me siin alustame, meil ei olnud mitte midagi tegelikult. Metsast tulime, nagu öeldakse. Kuskilt keegi tuli Vendraisse sõitma. Ja seal me esimese hästi, ma mäletan, et me ei olnud ka päris viimased seal. Aga mingi sellise suhtumise lihtsalt, et asjad saab ära teha, on ükskõik, kus sa tuled. Ja see oli nagu tahtejõudu olemas kogu aeg. No 4.